noh, bloggerid. Päris tublit tööd teete seal Michaeli account'is, vaatame siin 3 kilo spektaaklereid juba. YouTube'i raatavad varsti peale. Kas kuidagi saab neid üle osta, neid sinu vlogi vaatajaid nagu meie podcastile ka? Võiks jah, vaata, et see siin just. Jah. Ei saa. Ei saa. Hommik algas täna suhteliselt vara, juba 8 olin saalis. Tegin kiire hommikusöögi, kuna nädala tagasi sündis tütar, siis täna öö oli pigem raske ja ei jõudnud hommikul hommikusööki teha, nii et tänases hommikusöögis oli Circle K-st 4 keedumuna ja valgusshake. Andsin jalatrennid ära, käisin kodus kiirelt, tegin väikse snäki, proteiinivahvel Fit 360-st ja nüüd olen juba liider Muay Thai ees, lähen kohe Aleksei Kurdiniga trenni tegema. Madalamaks, ära karda вообще катить. Ära karda. Давай, tee katita. Kuidas? Ei. Alekseiga trenn tehtud, keskendumine peamiselt clinchile, sealt töötamisele põlvedega, küünnukkidega. Alekseiga alati sellised huvitavad trennid. Ta on treener, kes suudab kohaneda vastavalt fighteri stiilile ja omadustele ja alati väga leidlikud trennid tal on. Nüüd tulin just Ülemiste juurde, käin siin juuksusruttu ja siis koju veedan veits aega perega ja kella 3-ks lähen A. Le Coq Arenale Soccerneti EM-i erisaatesse, kus siis on jalgpalliteemaline viktoriin, võistlus. Meeletult ma nüüd ei ole jälginud seekord EM-i, aga loodan, et me väga hulle plekke maha ei pane ja minu tiim võidab. Lootustandev jalgpallur, täna MMA võitleja Maicel Astur. Tervist kõigile. No, jah, lootustandev. Maicel, sa oled kickboksi meister, MMA prof, podcaster, värske isa. Kuidas läheb? Vlogger ka veel. Olles selle listist ära. Kuidas läheb väga hästi, väga töiselt läheb. Valmistun septembris toimuvaks rajuks, nii et alustasin oma ettevalmistust ja nagu sa ütlesid, värske isa, nii et on paras katsumus. Ehk siis 7-6. Tassisid Maicel Astur ja Kristjan Jaak Kangur praegu end võidule. Ja Soccerneti EM-i teemaline viktoriin on tehtud. Võit on käes. Vamos! Päris huvitav mäng oli. Ma vaatasin enne sinna minekut neid eelnevad osasi ka ja ma ei osanud mitte millelegi vastata. Kui seal olin, siis mu terve aeg, kui mängisime, siis mu suhtumine olid riskisime ja võitsime, nii et veits joppamist ka. Vastastiimid oli Marko Meerits, Nõmme Unitedi väravaht ja Alex-Mattias Tamm, Nõmme Kaljuründaja, Eesti koondise tipuründaja, nii et kõva võit. Minu tiimis oli Soccerneti ajakirjanik, nii et aitäh Kasparile kutsumast saatesse, mega äge kogemus. Nüüd kodus üks elatrenn jäi ära ja siis juba 1,5 tunni pärast MMA-sse.
tehtud kodus ja nüüd on aeg õhtusöögiks. Täna riis, lõhe ja brokoli. Eile oli siis üle pika aja esimene päev, millal tegin 2 trenni päevas. Et hommikul tegin Alekseiga ja õhtul siis MMA ja täna hommikul kohe tunnen, kui on niisugune väsimus ja mitte viitsimine peal, et tahaks nihverdada kuidagi ära trennis, niisugune tunne natuke. Aga need on need hetked, kus tuleb läbi suruda. Ei saa pusutada midagi siin. Teisipäevane jiu-jitsu estumist tehtud. Väga soliidne trenn oli. Tegelesime avatud kaitsega. Mis mulle estumi puhul meeldib, ongi see, et me teeme ühte asja mitu nädalat järjest ja siis liigume teemaga edasi, et me ei vurista asju läbi, tee ühte mingit vägevat tehnikat ja siis järgmine trenn juba uut asja, vaid lihvime teatud asju ja siis liigume edasi. Lõppu tegime nagu tavaliselt sparri, tegin ühe väga soliidse raundi ja siis teise raundi all Georgiga läksin takedowni tegema, jäin giljotiini ja siis kukkusin kuidagi külje peale, tõmbasin ta kaelanärvi ära kuidagi väga inetult, et praegugi pead liigutada väga ei saa, aga pole hullu, loodame, et taastub ära. Enne seda, kui läksin estumisse, käisin pakiautomaadis, August Sabe oli saatnud mulle paki. August Sabe on siis premium aluspesu meestele, kes võitlevad alati lõpuni ja see on inspireeritud Eesti viimasest metsavennast August Sabest, nii et olen kasutanud nende brändi juba paar kuud ja tõesti mega rahul. Kui sinagi soovid, siis panen alla kirjeldus lingi sooduskoodiga, nii et tšeki üle, tõesti lagi bränd. Nüüd kodus kiire toit, täna lõunaks sama mis eile, riis, lõhe ja brokoli ja siis juba eratrenni andma, täna on 4 eratrenni veel anda ja siis õhtul hilja koju lõpuks, et täna rohkem trenni ise ei tee. Homme väga tummine päev tulemas, kell 12 sparring heavyweightidega ja siis homme õhtul MMA. Viimane eratrenn tühistati, nii et sain vähe varem koju ja tulime hoopis lapsega jalutama koos, et teeb sellise õhtuse kerge liigutamise ja siis koju jalgpalli poolfinaali vaatab. Kell on 11, täna vähe hilisem hommikusöök, aga täna hommikuks 4 muna omlett singi ja juustuga. Lähme sparrima.
kerge trenn Revalis tehtud. Tegin 45 minti assault bike'i ja siis paar õlaharjutust peale. Täna sihuke taastav päev pigem, eilne tugev sparr ja õhtune MMA tõmbas keha korralikult kotti ja teisipäeval saadud kaelavigastus annab märku, nii et pidin täna tõmbama tuure alla, et saaks homme jälle täie kütta. Ja nüüd korra veel üks elatrenn anda ja siis lähme podcast'i filmima. Või oli suluseis või oli see ja teine, siis tegelikult täna kui varr. Tule keskele. Täiesti auto, balance. nagu see, vaata. Oi, vend teeb suurema. kuule, teeme need nagu jalkakoodi siis vaata.